ja just ma juhatan sisse, meie paneeli modereerib ka keegi muu kui Anett Männiste, teeme Anetile ka suure aplausi. Mulle meeldib, et ma sain kohe eraldi aplausi, see on väga tore. Ja luban, et hoiame siis seda positiivset nooti, mis siit eelmisest vestlusest ka ette anti, et kuidas me saaks siis sedagi rikkuda. Et tere siis minu poolt, nagu öeldud, siis mina olen Anett Männiste ja mina modereerin täna seda paneeli. Ja sissejuhatuseks ka, et ei ole siia üldse juhuslikult sattunud, et ka minu teekond, kogu minu elu tegelikult on väga mõjutatud olnud vabatahtlikust tegevusest, vabatahtlikust teenistusest läbi selle, et ma aasta aega veetsin ka teises riigis ja ausalt öeldes elu muutev kogemus ja ma arvan, et ma ei ole ainuke siin ruumis, kelle elu vabatahtlik tegevus või töö või teenistus või kuidas iganes seda siis nimetada on ka muutnud. Aga minuga siin on väga toredad panelistid, keda ma nüüd juhatan natukene ka sisse ja kes siis hiljem saavad täiendavalt enda kohta ka natukene rääkida. Et esiteks on siin minu kõrval kohe Reet Kost ja Reet on siis Haridus- ja Noorteameti noorteprogrammide keskuse juht ja tegelikult tema panus vabatahtliku töösse strateegilisel kujundamisel läbi noortevaldkonna on väga suur. Tema töö fookuses on noorte osaluse tugevdamine, vabatahtliku tegevuse väärtustamine, rahvusvaheliste õppimisvõimaluste laiendamine ja seda kõik selleks, et pakkuda igale noorele senisest mitmekesisemaid kogemusi ja arenguteid. Nii et väga suured sõnad käivad siin läbi juba, eks sa saad siis pärast täiendada, mida kõike sa veel oled teinud. Siis on meil siin Kirsika ja Kirsikal on siis kogemus Euroopa Solidaarsuskorpuse siseriikliku vabatahtlikuna ning ta on ellu viinud kohaliku solidaarsusprojekti keskendudes noorte kaasamisele ja kogukonna algatuste arendamisel. Ta on vedanud ligi 100 osalejaga noortelaagreid, korraldanud Global Leadership Summiti noorteõhtu ning panustanud mitmetesse laagri ja sündmuste tiimidesse. Rahvusvaheliselt on ta tegutsenud eri kogukondades Ameerikas, Taanis, Hispaanias ja Suurbritannias, toetades nii kohalikke projekte kui ka haavatavates olukordadest inimesi toidu esmatarbekaupade tegevuste korraldamisega. Tema kõrval istub Iti. Iti Aviku vabatahtliku töö teekond algas 2002. aastal ning on viinud teda tegutsema nii Hispaanias kui ka Belfastis Põhja-Iirimaal. Täna kaasab ta noori vabatahtlikke oma igapäevases töös Karolin Illenseri fondi tegevjuhina ja täiendavalt on ta ka MTÜ Mondos Armeenia projektijuht. Ja tema laiapõhjaline vanus ühiskonda tõi talle ka aasta kodanik 2024 tiitli, mis tunnustab tema järjepidevalt tööd mõjusate kodanikuühiskonna algastuste kujundajana ja eestvedajana. Ja last but not least, siin on meil ka Kaimo. Kaimo Kukk on siis Politsei- ja Piirivalveameti üleriigiline kui ka Lõuna prefektuuri aasta vabatahtlik abipolitseinik. Palju suuri tunnustusi siin lava peal. Ja juhib grupijuhina Tartu abipolitseinike patrullrühma ning tegutseb mitmes suuremahulises vabatahtlike kaasamise projektis. Ta on olnud Ironman Eesti vabatahtlik juht, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 vabatahtlike koordinaator ja ehitanud üles ka H-teaduskeskuses vabatahtlike süsteemi ja seda aastaid juhtinud. Ja Kaimo omab väga mitmekülgseid kogemusi vabatahtlikkuse eri valdkondadest, millest ta kindlasti saab rääkida meile ka täna siin. Ja ma annan nüüd pärast seda pikka monoloogi sõna teile ja alustamegi sellest küsimusest, mis on tegelikult selle paneeli keskne küsimus. Et kuidas siis teie jaoks on, kas vabatahtliku tegevuse puhul on tegemist võimalusega, vajadusega või vastutusega? Ja võib-olla just teie isiklikust elust tulenevalt, et kuidas teie tunnetus on? Ja Reet vaatab mulle nii otse silma sisse, nii et võib-olla alustame sinust. Aitäh selle küsimuse eest ja vastus on lihtne, et on kindlasti kõike kolme. Et ei ole ainult võimalus, ei ole ainult vajadus ja ei ole ainult vastutus. Et kui rääkida võimalusest, siis ta on ennekõike võimalus noortele. Et uuringud ka ju näitavad tegelikult, et miks noored soovivad vabatahtlikuks minna või miks nad otsivad neid võimalusi. Nad otsivad võimalusi uusi elamusi saada, uusi oskusi saada. Kui me räägime rahvusvahelisest võimalusest, siis kindlasti keeleoskuse nii-öelda praktiseerimine, aga ka uute kultuuridega kokkupuutumine ja oma nii-öelda autonoomia selline kogemine. Et kui me räägime nüüd vajadusest, siis ühiskonnal on kindlasti suur vajadus vabatahtlike järele ja paljud asjad saavad kiiremini, paindlikumalt tehtud, paljud kriisid saavad kiiremini ja paremini tehtud, kui vabatahtlikud tulevad appi ja iga riik peaks selles mõttes seda vajadust ja seda potentsiaali maksimaalselt ära kasutama ja samas ka toetama ja looma neid tingimusi selleks.
Ja vastutus on ta ka, et kui me räägime vabatahtlikkusest, siis see on ju tegelikult väetis demokraatiale, see on väetis sidusale ühiskonnale ja selles mõttes kindlasti ka vastutus nii kodanikud, kes on aktiivsed, seda näitavad ka uuringud, et tegelikult ühiskonnad, kus kodanikud on aktiivsed, on palju vabatahtlikkust, see on elu osa, seal on ka usaldus tegelikult riikide valitsemise osas suurem ja selles mõttes ka demokraatia hoidmine on üks nii-öelda aspektidest, mida kindlasti nagu märkida ja see sidususe tekitamine, et inimeste vahel on see liim, kui inimesed panustavad vabatahtlikena, siis kindlasti ühiskond muutub hoolivamaks ja paremaks nii noorte kui täiskasvanute panuse kaudu. Kirsika, nõustud Reedaga või lükkad midagi ümber? Jaa, mina ise, kui ma mõtlen sellele küsimusele, siis minul tuli nagu see, et okei, et on näiteks üks vanem daam, kellel on keskküttega korter, tõenäoliselt ei ole vaja tal abi puude ritta ladumisega. Et nii-öelda, et oletame, kui on daam, kellel on puuküttega korter või siis ta tõenäoliselt võib vajada natukene abi äkki puude tassimisega. Et mina alustaks sellest, et on tihtipeale ikkagi alguses algab asi vajadusest ja siis tulevad kõik need muud komponendid, et siis on mingi okei, daam vajab abi nende puude koju tassimisega. See on minu võimalus aidata. Hästi, ma võtan selle vastutuse ja ma teen seda, ma lähen aitan. Et see on minu sükene mõttekäik. Jah, minule tundub, esmakõneleja rääkis põhimõtteliselt kõike ära, et on see tõesti on kõike seda kolme. Võib-olla, kuna täna see on peamiselt noortele suunatud üritus, siis ma ütleks, et võib-olla ei tasuks nagu häbeneda seda, et see on nagu võimalus ja ka nagu enda selles suhtes egoistlikke soove, et võib-olla natukene nagu vahepeal on selline tunnekus, et vabatahtliku tööd see algmotivatsioon peaks olema nagu tohutult altruistlik ja ainult seda, et ma tahan päästa mõnda looma, lindu, anurit või last. Aga tegelikult see võib ka olla nagu lähtuvalt sellest, et jah, ma mõtlen selle peale, et ma tahan kunagi võib-olla töötada mingis valdkonnas ja see on nagu see võimalus mul minna ja sinna nagu sisse vaadata sellesse valdkonda ja võib-olla saada teada, et ma metsikult tahan seal töötada, võib-olla ka saada teada, et ma ei taha seal töötada. Ja see on ka väga suur teadmine, sellepärast, et siis sa ei lähe õppima seda asja, mida sa tegelikult võib-olla üldse tulevikus teha ei taha. Et mina ise, kui ma alustasin 21-aastaselt, oli mul küll hästi selline egoistlik soov, ma tahtsin ära õppida hispaania keele ja minna Hispaaniasse vabatahtlikku tööd tegema ja selle kaudu ma sattusin noortekeskusesse tööle ja see tegelikult nagu tõmbas mind nagu käsne endasse, aga et minu see esialgne tõuge ei olnud nagu selline, eks mul see maailmaparandaja komme on nagu sees küll, aga ta oli võib-olla ikkagi lähtuvalt sellesse, mida ma nagu ise elus teha tahtsin. Ja see ei pea alati olema nagu üdini see, et jah, ma lähen võib-olla PÖFFile vabatahtlikuks, ma tahan neid filme näha. Aga ja seda ei pea nagu nii väga nagu häbenema, sest tegelikult sa teed selle raames ju hästi palju head. Ja samamoodi organisatsioonidele, et samamoodi minu jaoks on see nagu võimalus ja samamoodi on see mul ka nagu vastutus, et mis kogemusega pärast need inimesed sealt nagu ära lähevad, et minul on võimalus kasutada nende ressursse, aga ma pean neile ka nagu midagi nagu sealt kaasa nagu pakkuma, et seda peaks alati kahesuunaliselt vaatama. Ja võib-olla selle võimaluse ja vastutuse juures, et vahel kipuvad jälle vabatahtliku kaasatusega inimesed nagu, et nad hakkavad nagu natuke tegema, siis nad on ülepeakaela sees ja nad enam ei jõua teha oma muid kohustusi. Et tegelikult on täitsa okei öelda, et ma selleks ürituseks tulen tunniks ajaks või 8 tunniks või ma ei panusta rohkem, kui ma sellele heategevuslaadale küpsetan ühe koogi, et neid piire peaks seadma endale ise ja tegelikult ka see organisatsioon, kes teiega töötab. Et tegelikult on okei panustada ka vähem. Kaimo. Aga mida rohkem, seda parem. Jaanju, seda vähemalt teavad need, kes siis on juhid ja koordinaatorid. Sest et tavaliselt seda ressurssi ei ole piisavalt palju, kui rääkida näiteks Ironmani koha pealt, et seal 800 inimest saada paariks päevaks kohale on ikkagi selline tõsine peavalu, aga tehtav. Seda on juba 10 aastat harrastatud, nii et tehtav. Aga vastutusest teistpidi hoopiski, mida ei ole veel mainitud, on vastutus oma tuleviku ees. Kui mina 2010 esimest korda läksin siis enda koolis komandandiks, ehk siis see, kes nii-öelda vastutas
alaealisena, et kes tuleb sisse, kes läheb välja, on ju, siis ma ei oleks kunagi teadnud, et minusugune selline arg päriseb kogu aeg igal pool, on ju, kellelegi midagi ei julge öelda ja on pigem tagasihoidlik, tuleb ja kunagi räägib sellisel sündmusel 10 inimeste ees midagi, millest ta nagu oskab rohkem rääkida või mina arenesin läbi selle vabatahtliku töö väga-väga palju. Ma olen palju rohkem suhtlevus, altim, julgen astuda mingisuguseid samme. Tol hetkel mitte, aga et vastutus siis ka mingis mõttes oma tuleviku ees. Et see vabatahtlik töö arendab väga palju. Ja võtangi siit kohe edasi, et Iti, kui meie omavahel natuke rääkisime enne seda paneeli ka erinevatest teemadest, mida võiks katta, siis sina tõid ka selle aspekti välja, et tegelikult vabatahtlik töö on väga suur karjääriteekonda panustaja. Et ma saan aru, et see on panustanud nii sinu enda karjääriteesse tugevalt, aga sa oled ka teiste noorte pealt näinud, kui suure mõju see võib avaldada sellesse, et millisesse tööle, kuhu me edasi lähme, mida me teeme. Kas sa saad natuke jagada võib-olla neid näiteid või ka enda isiklikust kogemust, et kuidas see tegelikult siis kujunes välja? Jah, et mul endal isiklikult tõesti kujunes see, et ma alguses mõtlesin, et lähen sinna Hispaaniasse, saan selle keele selgeks, aga sealt sattusin Eestisse noortekeskusse tööle, kus ma tegelikult sattusin seda noortekeskust ka juhtima suhteliselt kiiresti. Pärast sain selle Hispaania kogemuse, läksin sealt edasi Põhja-Iirimaale, kui ma nagu sealt tagasi tulin, siis minu CV nägi tegelikult hoopis teissugune nagu välja, kui ta nägi aasta enne välja. Et sealt oli mul juba päris lihtne nagu saada päris vastutusrikkaid projektijuhi töid. Et kui sa oled nagu tõesti noor 24-aastane inimene, sa oled õppinud mingit humanitaarvaldkonda Tartu Ülikoolis, siis võib-olla ei tundunud, et eriti selles ajahetkes 23 aastat tagasi, et need uksed oleks nagu tohutult lahti, aga see oli kohe nagu siuke vau, et näe, sa oled seal riigis elanud, sa oled seal nagu võtnud vastutust. Et jah, et isiklikult ma tundsin väga palju, et see oli tegelikult see, mis mulle kohe päris nagu siukse hea töö või huvitava ja sisuka töö tõi just. Ja teisest küljest ma just eile rääkisin kahe oma nii-öelda natuke vanema vabatahtlikuga. Üks tuli vabatahtlikuks, sest teda tohutult huvitas riigikaitse. Ta õppis riigiteadusi ja praegu töötab ta Kaitseministeeriumis ja tema tahtis näha just seda meie riigikaitselist poolt. Ta tegelikult juba oli ka siis, kui ta meile tuli vabatahtlik ka küll Lennart Meri konverentsil ja kõrgematel riigikaitsekursustel, aga tema ütles, et tema nagu tänase päevani kannab endast seda, mis ta nagu nägi, et kuidas nagu hingega teha tööd. Ta on nagu ka natuke sarnases valdkonnas, tegeleb nagu reservohvitseridega, et ütles, et ta õppis nagu meie juures seda mentaliteeti, et kuidas toimetada või kui on mingisugune asi ühiskonnas, mis sulle korda läheb, et need inimesed, kes fondi ümber olid, et tema jaoks oli nagu see hästi-hästi oluline, et seda ta nagu hoiab endal tööalaselt meeles. Ja teine naisterahvas tuli COVID ajal, kui väga midagi ei toimunud, meie tegime veel Laulutsõdurile kontserti ja siis ta tuli vabatahtlikuks ja tegelikult ka nagu praktikal alguses, et tema töötab täna kultuurivaldkonnas ja tema tahtis just seda kultuuri poolt näha ja tema ütles, et see oli ka nagu selles suhtes hästi oluline kogemus, et ta tajus nagu, et ta sai selle julguse, et sa oledki nende Eesti kõige olulisemate produtsentide ja tippartistide vahel ja sa pead nendega suhtlema ja ka mingid sellised, et kui sa lähed vabatahtlikuks, tasu oodata, et sa saad kohe kõige tähtsama töö. Et ta vist seal esimesel korral keegi lubas meile snäkid tuua, tõi mingi kilode viisi viinamarju ja siis ta nagu ütles, et ma ei taha viinamarju vist enam 2 kuud näha, et ta puhastas neid viinamarju ja siis ta pani seal puusse küll riiete valikuga, ma ütlesin pidulik riietus, on hästi pikk tüdruk modell, tuli tohutu miniga ja platvormkingadega ja kui ta pidi 6. korda minema kõikide sõdurite eest läbi, siis ma enam ei taha sealt minna. Et mingid väiksed asjad, ka nagu sellised praktilised asjad, et ta ütles, et tema ka nagu seda mentaliteeti, mis ta sealt nagu nägi, on oma töös hästi palju nagu kandnud. Ja me kasutame hästi palju praegu nagu noori vabatahtlikke, et eks nemad on ka öelnud, et nad nagu saavad minna kohtadesse, kuhu nad nagu tavainimesena ei pääseks mitte kunagi ja rääkisin ühe noore vabatahtlikuga 17-aastasega, tema ütles, et tema jaoks võib-olla see teadmine, et
et kõik inimesed on tegelikult lihtsalt inimesed, et ta nüüd olles aastaid vabatahtlik suhtleb paljude, eks ole, kuulsustega ja et nad on tegelikult lihtsalt samasugused toredad inimesed ja kui ta nagu tulevikus peab seda tegema, et tal ei ole niisugust kabuhirmu, et ma pean, ma ei tea, Karl-Erik Taukarile või peaministrile helistama, et ta on nendega suhelnud, ta on näinud, et nad tegelikult on samasugused inimesed nagu meie. Et see annab nagu julgust hästi palju. Kaimo, kas sinul on sarnased kogemused, et sa oled meeletus koguses ikkagi vabatahtlikke kaasanud läbi erinevate positsioonide, et kuidas sinu jaoks see kaasamine üldse on olnud, kas see on olnud pigem lihtne, kas samasugused kogemused nagu siit tulevad, on ka sinu kaasatavatel noortel olnud, et milline sinu refleksioon sellest vabatahtliku maastikust nii-öelda on? No kaasamine oleneb just sellest, kuhu sa kaasad, et kui sul on mingisugune nii-öelda äge toode või sündmus, kuhu kõik nagunii tahavad tulla, siis sa ei peagi nagu väga palju vaeva nägema. Kui on selline, ma väga ei viitsi, siis sa pead rohkem leidma ja mõtlema mingisuguseid nagu nippe välja, et kuidas seda noort sinna saada või vanemate inimestega vahet ei ole. Meil Ironmanil reaalselt 800 inimest oli vaja leida, mina tegin seda esimest korda, ma pole kunagi midagi nii suurt teinud. See oli raske, see oli tõesti väga raske. Aga lõpuks nendel sündmuste päevadel inimesed ise tulid meie vabatahtlike telki, suvaline Juhan või Juta, et kuule, kas saab tulla homme vabatahtlikuks. No loomulikult saab, aga kus sa eile olid, kui me sind tegelikult tahtsime. Aga see on selline juurdekasv, et kui ta saab täna selle väga hea kogemuse kätte, siis ta tuleb järgmine kord tagasi meile. Ja see on ääretult tähtis, hea kogemus. Just, meie oleme need võtmed nendele noortele, meie peame avama selle ukse, andma talle selle kogemuse, et ta saaks tunnetada siis, mis teda tulevikus ees võib oodata. Ja nagu Anna ütles enne esimeses ettekandes ka, et ta saab selle asja kätte ja ta võib-olla hakkab nagu kujundama läbi selle siis oma tulevikku ja ta saab mingi hetk aru, et mis teda siis tulevikus tegelikult huvitab. Kas see tegevus, kas too tegevus, kuhu ta tahab ennast suunata. Et meie teeme siis nii-öelda koordinaatorite või juhtidena väga sellist elu muutvat tegevust. Aga ma küsin siia juurde, siin alguses käis ka natuke selline, kasutan sellist sõna nagu tööampsu stiilis vabatahtlik, et tulen natukene teen ja teine on siis selline võib-olla süsteemselt terve aasta igal pool kaasas olev vabatahtlik. Et kas tööampsudena tehtav vabatahtlik töö sinu hinnangul on ka täitsa selline mõeldav tulevikuperspektiiv või kas see juba toimub või koordinaatorina, mida sa näed, et kumba sa võib-olla ka eelistad tegelikult või on mõlemat vaja? Igal nii-öelda suunal on oma positiivne ja negatiivne, et kui sa kas või tööampsuna lähed nagu päris tööd kusagile tegema, siis keegi peab ju sind juhendama ja juhendajal on kogu aeg uus mass, mida voolida, näidata talle ette neid tegevusi. Spordisündmustel, ma olin juba 2 aastat seal, ma juba tean, sa ei pea mulle rääkima rohkem, nagu chill out. Aga uutele, aga samas on jällegi uued tulevad, teevadki selle ampsu, teevad täna ühte, homme teist, nad saavad jällegi uued kogemused. Et mõlemad on väga head. Reet, kui rääkida nüüd, kust neid mõlemaid nii noori kui vanemad leida, et mis sina ise maastikul näed, et sa oled just sellise laiema pildi võib-olla vaatega, aga teisalt ma tean, et sul on ka tütar, kes hiljuti käis just pikaajalist vabatahtlikku tööd tegemas. Et võib-olla nendest mõlemast kogemusest, et kui lihtne on noortel sinna vabatahtliku tööni ikkagi jõuda, mida sa näed, et riiklikult võib-olla peaks rohkem esile tooma või ka just enda kogemusest emana, et mis viis sinu lapse lõpuks seda vabatahtlikku tööd sellisel kujul tegema? Ja tõesti, emana on mul 1,5 aastat tagasi, tütar käis mul tänu siin, märkasin Estes organisatsiooni esindajat, et tõesti ta käis 11 kuud, oli Gimles Taanis Roskildes siis sellises kultuuriklubis ja tegi seal ägedaid asju ja kuna ta on ka hästi muusikahuviline noor ja ise teeb muusikat ja laulab, siis ta sai osa ka Roskilde rockifestivalist, kus ta käis vabatahtlikuna Gimle klubiga koos. Nii et tõesti, et nii nagu eelkõnelejad siin PÖFFist rääkisid, et tõesti, et noortel on filmi huvi, eks ole, sellest saab kõik alguse
ja lähevad kõigepealt vaatama, et mis see kogemus neile annab, kas nad saavad filmile ja filmiproduktsioonile rohkem lähemale ja siis nad sukelduvad sellesse juba, sest neil on tõsiselt see huvi selle teema vastu ja ma arvan, et minu tütrel oli samamoodi, et ta sai kogeda mingeid asju, mis olid talle tuttavad ja mingeid asju, mis olid talle täiesti esmakordsed ja see rahvusvaheline vabatahtlikus teenistuses osalemine, muidugi see tähendab ikkagi enamjaolt oled sa vabatahtlik ja sa ei tegelegi väga palju muuga sellel ajal ja see võimaldab sul tõesti nagu pühenduda sellesse teemasse, sellesse organisatsiooni ja panustada sinna ja samas ka isiksusena väljaspool siis oma perekonda ja oma tavapärast sõprusringkonda areneda. Aga ma üldse ei ütle, et ainult pikaajaline selline pidev vabatahtlik tegevus on noortele ainuke võimalus, et ma arvan, et nii igavuse peletuseks kui uute oskuste ja kogemuste ja sõprade saamiseks kõik saab alguse nagu esimesest korrast, võib-olla ühest korrast, võib-olla mõnel on rohkem huvi erinevaid asju teha, katsetada, proovida. Teatud vanuses on see ka võib-olla väga iseloomulik ja peakski seda võimaldama ja teisest küljest ma muidugi väga hästi nagu saan aru sellest, et juhendajate jaoks on see tõesti nagu väljakutse ja eriti kui me räägime rahvusvahelisest kogemusest, siis tegelikult ka see, et on lühiajalised vabatahtliku teenistuse projektid või on tõesti need kuni 12 kuud, et lihtsam on ju muidugi tegeleda ühe inimesega pikema aja jooksul, sa õpid teda tundma, sa oskad teda toetada ja kindlasti see kasu noorele on ka suurem, kui ta püsib ühe tegevuse juures. Nüüd, mis puudutab seda teadlikkust või seda, et kas need võimalused on ka kättesaadavad, siis Eesti on selles mõttes, ma arvan, siin täna juba on meil siin väga palju näiteid organisatsioonidest, kes selle nimel pingutavad ja tegelikult kaasavad nii noori kui täiskasvanuid ja vanemaid inimesi, et erinevatelt eluradadelt, aga meie uuringud näitavad ikkagi, et teadlikkust on ka vähe nende eriti noorte seas, näiteks Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi võimaluste kohta on ka ikkagi teadlikkus Eesti noorte seas üsna madal ja siin on nüüd küll täiskasvanutel, nii lapsevanematel, nii õpetajatel, nii noorsootöötajatel ja kõigil teistel täiskasvanutel noorte ümber või noorte heaks töötavatel täiskasvanutel teatud vastutus võib-olla viia need võimalused noorteni ja noored, kes ise võib-olla ei oska või ei oska võib-olla või ei soovi nagu nii aktiivselt informatsiooni otsida või neil ei ole neid viise, kuidas seda leida, siis neil on eriti nagu oluline see täiskasvanu võib-olla suunamine või kutsumine kuskile kas või korraks, et ta kogeks seda kogemust ja saaks võib-olla teada, et mis see talle annab ja mõelda, et kas see on midagi tema jaoks, et siis juba saab sealt edasi minna, aga Eestis kindlasti ei ole ka sellist eraldi noortele tehtud vabatahtliku tegevuse programme, nagu on näiteks Prantsusmaal või Itaalias või teistes riikides, et selles mõttes ei ole ta ka võib-olla ühiskonnas nii veel väärtustatud ja teada tegevus, samas me ikkagi kasvame ka selliseks ühiskonnaks, kus on üha rohkem vabatahtlikkuse hinnas ja tegelikult iga asutus või organisatsioon saab mõelda, et millised tegevused võib-olla nende paletist on need, kuhu oleks võimalik kas noori või teisi täiskasvanuid ka kaasata vabatahtlikena, et nad saaksid ka seda eluala või seda valdkonda paremini tundma, et me sellel aastal käivitsime Haridus- ja Noorteametis ka noorte osalusprogrammi, mis tegelikult võimaldab ühelt poolt nii noortel haridus- ja noortevaldkonna otsustes ja teenuste kujundamises kaasa mõelda ja rääkida ja teiselt poolt me tahaksime neile just hakata pakkuma ka neid meie enda suuri sündmusi või tegevusi, mida Harno siis ellu viib ja kuhu saaks siis noori kaasata vabatahtlikena, et nad saaksid ka elukogemuse, projektijuhtimise kogemuse ja leiaksid enda võrgustiku ja mõttekaaslased sealt, et see on ka meie panus. Kirsika, sina oled üks nendest noortest, kes selle Euroopa Solidaarsuskorpuse, mida Reet siin mainis, üles leidis. Ehk siis publikule võib-olla täienduseks, et tegemist on programmiga, mille raames on võimalik minna kuni aastaks ajaks vabatahtlikuks kuskile. Sina tegid seda siseriiklikult, eks? Mis on nagu eraldi teema, sest seda väga tihti ei tehta, et aasta aega täiskohaga sa töötad Eestis mõnes teises linnas ja teed vabatahtlikku tööd. Et kas sa saad natuke rääkida sellest kogemusest, kuidas sina sinna jõudsid ja kas see on selline, ütleme siis vastutus täiskohaga vabatahtlikud tööd teha, mida võiksid ka teised noored kaaluda?
ja mina siis otsustasin, et miks mitte olla 11 kuud Narvas. Kas siit on mõni Narvast muidu ka siit koha pealt? Jess, äge! Igal juhul, kui mina oma sõpradele ütlesin, nii, mina lähen nüüd Narva, siis sealt tuli 2 sorti vastuseid. Mõned olid nagu mingi, mis asi see, miks sinna nagu, et saab igale poole mujale, miks Narva? Ja siis olid need, kes olid nagu, et kuule, väga äge, mis projekt sind sinna viib? Ja mina, tegelikult eelnevalt olin kohtunud mõne väga ägeda narvakaga, kes lihtsalt võitsid mu südame, sest et nad olid lihtsalt nii erilised ja head inimesed. Ja siis ma mõtlesin, ma tahaks nendega veel koostööd teha kuidagi moodi. Ja siis kuidagi avanes võimalus minna Vitat tiimi siis vabatahtlikuks. Ja sellele lisaks siis ma olin ka ühes päevakeskuses, kus olid erivajadusega inimesed. Aga võib-olla mis mul nagu eriliselt kuidagi südamesse jõudis, oli ikkagi see eesti keele kohvik, mida ma seal läbi viisin ja nagu nii äge oli see, et algusest nagu tundus, et justkui oleks ikkagi see, et eesti venelased, nad ei taha õppida eesti keelt. Et see on nagu võib-olla nagu väga mitmete eestlaste mõttes käib see läbi. Aga minu meelest just see Narva näide mulle täiega näitas seda, et tegelikult inimesed täiega tahavad eesti keelt õppida. Nii lahe, nagu et tegelikult lihtsalt võiks olla rohkem neid eestlasi, kes on nagu mingi, ei, täiega harjutame koos. Et ma seal koha peal sain aru, et avatus sellel oli väga suur ja see oli, nagu ma sain aru, et ma saan nagu panustada millessegi, milles nagu inimesed, nad tahavad selles osaleda ja nad tahavad areneda ja see oli nii äge. Ja kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis sai nagu veel mingisuguseid siukseid stereotüüpe, et ma olin see, kes nagu tulin Tallinnasse, ma olin mingi tulge kõik Narva. Ja siis oli mingi, et kas sa ikka julged õhtuti nagu jalutada, et kas ohtlik ei ole. No ma ei tea, kas sa Tallinnas julged õhtuti jalutada, kas sa Tartus julged, kas sa, ma ei tea, Karlovas julged õhtul jalutada. Tartu on väga turvaline. Eks ole, et Narva on ka väga turvaline. Igal juhul mina siis jalutasin, ma lihtsalt väga soovitan teile, minge jalutage Narva promenaadil. No tõsiselt ilus koht, kus jalutada. Igal juhul need olid need vastused, mis ma neile andsin, et tulge, lähme Narva ja tegelikult palju sõpru ka käis mult läbi sealt, kuigi tundus, et tulnud pikk reis. Aga minge avastage Ida-Virumaad täiega, lihtsalt väike sükene suunitlus. Aga kui rääkida nagu noorsootööst üleüldiselt veel juurde, just nagu selles perspektiivis, et minna vabatahtlikuks ja abistada ja olla osa millestki, siis kes on see, võib-olla see inimene? Ma arvan, et seal on nagu mitu perspektiivi, nagu me kuulsime, et üks võimalus on see, et sa tahad lihtsalt areneda ise milleski, eks ju. Et siis sa lihtsalt lähed ja kasutad nagu seda võimalust siin või seal ja tahad katsetada. Aga teine võimalus muidugi, et kui sa näed probleemi, et tihtipeale minu meelest, mis kipub olema, on see, et me oleme kuulnud Eestis seda, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Aga kipub olema nii, et kus viga näed laita, seal klatšimine äkki aitab. Et selleks, et kui sa näed, et on mingi probleem, siis äkki sa saad minna ja aidata sellele kuidagi mingit lahendust tuua või äkki sa saad nagu ise panustada ja teha midagi, nagu mingi ägeda projekti teha või midagi ellu viia. Et ma arvan, et see oli ka, et Narva minek, minul ei olnud nagu seda perspektiivi, et ma saan nüüd eesti keele kohvikuid teha, et see on mu esimene nagu mõte, mis ma sinna läksin, ma mõtlesin nii lahedad inimesed. Aga lõpuks oli see, et ma saan panustada nagu millessegi ja kuidagi nagu aidata kaasa ja ehitada suhteid ja näha, et tegelikult ülilahe linn nagu, et tulge ka. Vot, et siuke kogemus. Ja soovitaksid teistele, ma saan aru ka, teha ka siseriiklikult selliseid asju? Jaa, ma arvan, et kui sa näed nagu, et sa usud mingisugusesse organisatsiooni, et nad teevad nagu mingit asja, milles ma tahaks ka areneda või ma näen, et on mingi vajadus, milles ma oskan aidata täiega. Muidugi.
ma kohe küsin siit edasi Iti käest, et üks pool on see noor, kes võib panustada, toimetada, teha, mis on see, mida sina näed, et mis peab noorele vastu pakkuma lisaks sellele enesearengule, kas on veel midagi, kas see soe toit on seal oluline, kas see ulualune on oluline, mis on see, mida sa ise tunned, et sa ise võib-olla lauda tood selleks, et noortel oleks hea seda vabatahtlikku tööd teha? Ma lihtsalt ühe väikse vahepõiken enne, kui ma sellele küsimusele vastan, ütlen igaks juhuks ära, et no ma natuke rõhutasin seda, et võib olla ka nagu oma nendes soovides egoistlik, et tegelikult on fondi ümber tohutu hulk inimesi, kes teevad asju vabatahtlikuna ja vahepeal nagu ootamatult, et mul on ürituse lavastaja, kes pärast ütleb, et mul sulle arvet ei esita. Et see on ka vabatahtlik töö, mida tasub ka võib-olla nagu meeles pidada, et kui te kunagi olete juba edukad ja ägedad inimesed, siis te ei pea alati minema, et natuke on selle vabatahtlikul tööl see, et me lähme kuhugi lehti riisuma või randa koristama, aga tegelikult võib-olla te olete nagu maailma kõige käidamad veebiarendajad ja te võite mõne organisatsiooni, et teie süda tuksub mingi teema raames, et minge sinna appi tulevikus, et tehke, kasutage, et see nagu pro bono või siis nagu tasuta töötamine mõne organisatsiooni jaoks, et seda on tegelikult fondi ümber tohutult palju. Aga kui me täna siin oleme keskendunud noortele, siis me oleme jah seal nendest võimalustest rääkinud. Mis see küsimus täpselt oli? Et mida pakkuda noortele? Jah, et ma proovin alati neid noori kaasata, et neil oleks nagu huvitav. Loomulikult võiks tagatud olla see, et nad on koheldud hästi, et kui nad tulevad mulle sinna üritusele, et nad saavad süüa, juua. Ma kuulsin just kohutavalt naljakat lugu, kuidas mu kolleeg oli teinud esimest tööd aldjana ja siis ta pidi sööma ühe suure ettevõtte jääke kuskil tagaruumis. Et niimoodi ei tahaks kohelda ka vabatahtlikke ega inimesi, keda sa palkad. Et nad on nagu koheldud hästi ja võrdselt ja et sa siiski saad neile nagu pakkuda midagi. Aga mina tunnistan, et kuna mul on hästi palju just üritustel abi vaja, siis seal tavaliselt läheb mul endal selline nagu vurgan peale, et ma nagu natukene ootan, et see vabatahtlikkus oleks nagu selles suhtes sellist nagu hakkamist, et mul on olnud ka vabatahtlikke, kes tulevad ja ootavad telefon niimoodi näpus ja nad ei vaata, nad ei tõsta sealt pilku ja siis ta istubki seal nurgas ja ta ei tõsta pilku. Ja mul tegelikult meil on nagu kuna me oleme ka ikkagi heategevusorganisatsioon, ressurssi on vähe, minul ei ole tegelikult seda ressurssi, et istuda seal ja seda käia talt küsimas iga 5 minuti tagant, et lõpuks on meie juurde jäänud need vabatahtlikud, kellel on endal silmad peas ja kes hakkavad tegutsema. Loomulikult, eks ole, ma annan seal kogu tiimile, et siin on vabatahtlikud, andke neile ülesandeid, aga seal on jah natuke nagu seda ka. Ja loomulikult ma proovin neile pakkuda vastu, näiteks siin just olid need tublimad vabatahtlikud või natuke vanemad. Me saime Laulud sõdurile kontserdile näiteks nominatsiooni parim erisaade ja siis ma võtsin ühe vabatahtliku sinna kaasa nagu selleks pluss 1. Et me oleme nagu selliseid asju ka nagu pakkunud, olen ka nagu vahel koolitusi pakkunud või mingid selliseid nagu põnevaid pakkumisi, mis tulevad fondi lauale, mis tõenäoliselt ei kuku tavaliselt sellise noore inimese lauale, et ma proovin neile niimoodi nagu vastu pakkuda. Ma alati ka nagu tänan neid ja nad saavad selles suhtes, et nad tulevad võib-olla sinna üritusele, nad seal küll nagu töötavad, aga nad saavad sellest üritusest ka osa ja sageli need on üritused, mis on kutsetega. Näiteks just mu tütar, kes alguses hakkas ka käima, mul lihtsalt kaasas oli ja siis ta hakkas natuke tegema, nüüd ta on juba vabatahtlik. Tema ise just ütles, et ta on, eks ole, peaaegu nüüd varsti kõikides militaarbaasides käinud, eks ole, ja teinud seal kontserti. See on kogemus, mida üks tavainimene väga naljalt ei saa, kui sa just võib-olla ei ole kaitseväelase laps. Et need on need, mida me nagu proovime pakkuda, sellised erilised elamused, kindlasti neid tänada ja siis selline jah, nagu, et hea kohtlemine. Ja aga mulle meeldib ka, et sa tõid just selle vastutuse, vabatahtliku vastutusega, et kui ma olen selle pühendumuse vastu võtnud, tulnud kohale, siis tõesti olla ka kohal ja anda endast parim selles rollis, sest nii sa saad ka ise, eks ju, vabatahtlikuna vastu kõige rohkem, mida rohkem ennast sa sellesse rolli sisse elad, seda rohkem sa saad ka kogemust tegelikult sellest rollist. Lihtsalt võib-olla ütleks veel siia korraks, et tõesti see vabatahtliku enda nagu tegevus. Mul tuli üks poiss see suvi, ta tuli natuke hiljem ja ta küsis, et mis teha vaja on. Ma ütlesin, et see Royal Flush, hästi vipp
tualett tuleb meil nüüd seadistada, tööle panna ja vaadata, et seal kogu aeg oleks vetsupaber olemas. Võib-olla see ei tundu kõige glamuursem töö, aga mina ei olnud ka kunagi seda vetsu seadistanud, me kahekesi seadistasime selle ära. Mõtlesin, et mul on endal ka CV-s üks uus ülesanne kirjas ja tegelikult on see, et nagu ma nendest eelnevatest mainisin ka, kui ta saab selle ülesandega hästi hakkama järgmine vaadates, see oli väga hakkaja poiss ja talle juba antakse rohkem. Ja ühe tüdruku kohta mulle juba öeldi, et kuule, sa võiks hakata talle juba tõsisemaid ülesandeid anda. Et tegelikult on see, et ma ise teen ka nagu, et kui vabatahtlik mõtleb, et ma puhastasin 2 tundi viinamarju, ma ise puhastan ka viinamarju, ma ise puhastan ka vetsu. Okei, võib-olla ma olen pärast pildi peal seal mingite tähtsate inimestega, aga tegelikult ma teen ise ka kõiki neid töid ja sa paratamatult satud neid tegema, et see ei ole niimoodi, et ma lähen sinna vabatahtlikuks ja kõik on alati glamuurne. Kaimo, kuidas sul koordinaatorina? Oled ka WC-sid puhastanud ja viinamarju koorinud? Ma koordinaatorina olen pidanud andma selliseid ülesandeid paraku, aga siis sa pead kuidagi muutma selle huvitavaks ja võib-olla ka siis vajadusel rääkima, mis on selle tegevuse mõte. Näiteks meil oli vabatahtlike telk, kus tuli tohutult topse vaja pesta, aga siis nagu kullake ilma sinuta tegelikult me jääksime hätta, sest et meil ei ole puhtaid topse ja siis tulebki lihtsalt käia seal kõrval hoones ja hakata neid küürima. Et igal vabatahtlikul ta on lüli selles sündmusel ja ta on tähtis, ta on vajalik. Mina ise vetse vist ei ole pidanud puhastama küll, mitte kui vaja, siis teeb jumala eest. Vetsupaberit olen küll pannud, ja. Aga come on, see on juba suva. Ja tõesti, kui vabatahtlik ei taha nagu seda midagi teha, siis ole aus ja ütle, et mind tegelikult see ei köida mitte üldse. Ja kas siis leiame mingisuguse muu tegevuse või siis sa tead, kust nagu saab ära minna. Et ega siis on ju vabatahtlik töö, kedagi ei hoita kinni, see ei ole vangla loomulikult. Et lihtsalt olge aus endaga ja teistega, sest et meie ju tahame, et ikkagi vabatahtlikel oleks hea olla. Mitte lihtsalt toit ja võib-olla mingi kotike või mingi nänn, aga et ta saaks hea kogemusega. Sinu profiil on ka selline, et sa oled ka abipolitseinik, eks? Ja siin käis ka natuke läbi võib-olla, et see vabatahtlik töö veidi läheb sinna, et selline pehmedmad ülesanded, võib-olla mitte nii sellised, ma ei taha öelda, et konkreetsetes raamides, aga teen selle tüki siit kohast ära. Aga abipolitseiniku töö on jällegi midagi muud, aga see on ka ju vabatahtlikkusel põhinev. Et kuidas sa ise tunned, et kas need 2 asja tegelikult ikkagi käivad kokku või kuidas nad täiendavad ka teineteist? Kas täiendavad? Abipolitseinikuna te näete maailma täiesti teiselt poolt, et kui siin olete rõõmsad, lähete koju, kõik on võib-olla kodus imeline ja tore ja hea toit ja mis iganes veel toredad lapsed ja vanemad, siis nii-öelda politseitöös näed sa vastupidist väga-väga palju, sest et meie ju reageerime nendele, kus mingi häda on käes. Mitte, et keegi tahab lilli anda või mis iganes veel. Paraku nii see on ju. Tänagi, kui on vabatahtlik päev, siis võite minna vaatama Instagrami Eesti politsei. Näete, mis me siis tegime ühe vahetuse jooksul. Et näitasime siis telgitaguseid, kuidas siis abipolitseiniku töö välja näeb. Aga on ka pehmemaid hetki loomulikult seal. Niimoodi kiirelt praegu küll pähe ei tule, sest paraku on elu teistmoodi on ju, kas või see lähisuhtevägivald, mis on väga jutupunktiks igal pool on ju. Aga see arendab väga palju taaskord ja sinu silmaringi ja samuti sa oskad ka märgata mingisuguseid asju hoopis teise nurga alt, kahtlast juhtimisstiili või mida iganes. Aga samas on ka seal toredaid hetki loomulikult. Et kas siis mingisugused võiduhetked, kui sa saad lapsele pakkuda natukese paremaid tingimusi, sest et seal kohas kas ta siis ise julgenud astuda enda eest välja kusagile poole või midagi parendada kusagil perekonnas, aga mitte ainult lapsed, kas ka naisterahvad, kui on lähisuhtevägivald, on ju, et seal meie siis nii-öelda peame ka nõustama ju väga palju oma teadmiste piires ja eks ikka ole neid kurbi hetki, aga kui sa nagu püüad muuta siis tema mingisugust nägemust selles pereelus siis ja lootuses, et davai, et nüüd ta võib-olla läheb eemale sellest isikust, on ju,
et oma elu paremaks muuta, siis juba see on see nagu hea tunne, mida sa saad lõpuks sellest. Kas ta siis päriselt seda teeb, noh, see on juba tema teema. Ja ma arvan, see on hea meeldetuetus ka, et tõesti vabatahtliku tööd on väga-väga erinevates formaatides, erinevates kohtades, erineva vastutusastmega, et ka see on kindlasti midagi, mida siit kaasa võtta. Aga kuna meie aeg sõna otseses mõttes meie silmade eest tiksub armutult ära, siis viimane küsimus teile on see, et kui on see noor vabatahtlik, kes ei tea, kust alustada, aga tahaks vabatahtliku tööd teha, et millest teie soovite alustada? Reet, mis sa arvad? No nii väikese ajaga ma tõesti soovitan vaadata teiste kogemuslugusid ja meil on neid koduleheküljel euroopanoored.eu ja tegelikult ka d5.ee koduleheküljel, kus on ka selgitatud, mis võimalused noortel on ja kust pihta hakata. Nii et, aga teisest küljest ka kindlasti kõik need organisatsioonid saavad oma tegevusest rohkem ja rohkem rääkida ja ühiskonnas üldse seda vabatahtlikku tegevust ja panust tulebki rohkem väärtustada ja sellest rääkida, et lihtsalt see on väga oluline. Kirsika. No üks variant, mis mu pähe tuleb, on see, et no näiteks mina töötan ise Taevas TV7 ja meil on ülipalju vabatahtlikke operaatoreid, kes on ka noored. Et see on ka nagu, ma tean, et väga palju huvitab see maailm, et see on hea võimalus katsetada turvalises keskkonnas, minna, tulla koolituma nii-öelda ja proovida siukseid asju. Aga üleüldse ma arvan, et lihtsalt see, et sulle meeldib midagi ja sa võib-olla natukene uurid siit ja sealt ja küsid, hoiad silmad lahti ja teedki neid lihtsamaid asju, näiteks küürid vahepeal vetsu ja oled selles ustav. Mina olen teinud seda, üliäge oli ja ülirõõmuga tegin. Aga igal juhul, et sa oled selles väikses ustav ja siis sind tegelikult nähakse ja kutsutakse, ma ei tea, minu puhul, ma ei tea, kutsuti konverentsi osa juhtima näiteks ja mingeid asju nagu tegemast, nad vaatavad, sa suudad nagu seda väikest asja ka teha. Et hullult oluline on neid väikseid asju teha südamega. Jah, mina arvan, et tasuks nagu mõelda enda sisse vaadata, et miks ma seda vabatahtlikku tööd tahan teha või mis valdkonnas ja siis nagu tänapäeval on internet AI-lt küsigi, et kus ma saaksin teha selles valdkonnas vabatahtlikku tööd. Ma arvan, et juba see, et saada seda kogemust. Ma lihtsalt siia juurde ütlen veel ühe asja, mida võib-olla on hea noortel teada, et jällegi see üks vabatahtlik, kes neid riigiteadusi ütles, et tema vaatab oma kursust, nad on kõik paar aastat tagasi lõpetanud ja et kõik, kes tegid ülikooli ajal aktiivselt, kas osalesid mingites seltsides või tegid vabatahtlikku tööd, nad on nagu praegu nagu karjääriredeliga päris nagu heas kohas ja need, kes nagu lihtsalt käisid koolis ja õppisid ja võib-olla ka pidutsesid natukene, et nemad nagu otsivad alles seda oma esimest tööd ja et need, kes nagu tegelikult olid nagu vabatahtlikud, nad põhimõtteliselt isegi ei pidanud tööintervjuudel käima, sest juba teati neid juba kutsuti kuhugi. Et võib-olla see on ka nagu et miks teha, aga jah, et nagu kuidas teha, et mõelge lihtsalt selle valdkonna peale või see, et et ma ütlen nagu mina tahtsin, et ma tahtsin sinna Hispaaniasse minna keelt õppima, mõelge, miks te tahate, kas te tahate keelt õppida, kas teil on seda vaja millekski muuks, mõelge see põhjus välja ja siis on juba tegelikult need vastused tulevad ise. Aga rääkides asukohtades, siis vabatahtlikkevärav.ee on väga hea, või lihtsalt vabatahtlike värav on väga hea koht, kuhu koondatakse kogu üleriigiline informatsioon vabatahtlike võimaluste kohta. Siis on Facebookis lahedad vabatahtlikud, mille ma tegin tegelikult oma 5 sõbra jaoks kunagi aastaid tagasi ja nüüd on seal üle 10 000 inimese. Ma olen alati mõelnud, kus see alguse sai. No võt, see sai siit. Aga rääkides nagu meie enda asutuses siis triatloniakadeemia.ee ja tänasest alkas siis pihta eelregistreerimine, nii et pange endast kohe kirja. Super, suur aitäh teile ja suur aitäh teile, et te kuulasite siin meid ja ma loodan, et te lähete nüüd sinna järgmisesse ruumi ja lähetegi neid võimalusi otsima. Et kena vabatahtlike päeva teile ja veel kord aitäh, et kuulasite. Aitäh!